Tere, mina olen Siret Lahemaa ja teen väikese ülevaate erinevatest veebipõhistest töövahenditest, mida saaks siis tuleviku, aga miks mitte ka oleviku klassiruumis edukalt kasutada. Kuigi ega tehnoloogia iseenesest pole ju mingi imevahend, oluline on see, kuidas õpetaja seda kasutab. Esimeseks vahendiks on ClassFlow. Tegu on sellise toreda veebikeskkonnaga, mis alles on küll beeta-versioonis, aga Prometheani seltskond, kes seda keskkonda arendab, on väga optimistlik ja loodab, et augustiks 2014 on siis ClassFlow täies funktsionaalsuses õpetajate kasutada. Oma olemuselt on ta esitluse loomise ja läbiviimise vahend. Siia keskkonda on võimalik siis luua erinevaid esitlusi, istutades sinna videosid, küsitlusi, kõike muid komponente teistelt veebilehtedelt. Sellest kokku panna üks tund ja seda siis niimoodi ette kanda, et õpetaja viib näiteks suurel tahvlil läbi oma ettekande, aga õpilased, kellel võivad siis olla kaasas oma isiklikud töövahendid, ehk see siis toetab võtta oma seade kaasa põhimõtet, või võivadki siis istuda arvutite taga ja tundi kaasa teha. Õpetajal on võimalus jagada iga slaidi, mida ta tahvlile näitab õpilaste seadmetesse, aga samuti on võimalik jagada ainult küsitlusi, mida ta vahepeal läbi viib. Küsitlusi on päris mitut erinevat sorti, tulemised on kohe reaalajas näha, ei ole nüüd selline hindamise vahend, aga kindlasti kiire tagasiside selle kohta saab, et kuidas õpilased õpitut omandavad. Et selline tore vahend. Veidi sarnane vahend on NERPod. Selle võrra on ta parem, et tal on olemas äpid siis nii iPadile kui Androidile ja tundub mugavam. Aga loomise puhul on kindlasti takistuseks see, et ilusa tühja tausta peal saab luua ainult siis, kui oled tasulise konto omanik. Küll aga on võimalik üles laadida oma PowerPoint, nagu minulgi siin pildi peal näha on, pikkida sinna vahele erinevaid küsitlusi ja näiteks ka saab siia paluda õpilastel joonistada seal vahepeal. Ja siis läbiviimine käib nii, et õpetaja võtab oma seadmes esitluse lahti, õpilased liituvad koodi abil ja siis, kui õpetaja slaidi edasi võtab, siis õpilased näevad seda oma seadmest. Kui ette tuleb küsitlus, siis õpilased vastavad sellele ja kui küsitlus vastatud, saab jälle edasi minna. Ka päris tore vahend, et kahju ainult, et tasuta versioonis on natuke piiranguid. Mindomo on päris tuntud mõistekaartide tegemise vahend. Tal on olemas nii iOS ehk Apple'i tahvelarvutitele ja telefonidele kui ka Androidi telefonidele oma äpp. Miinuseks on küll see, et tasuta konto puhul saab luua ainult 3 mõistekaarti. Et sel juhul tuleb siis, kui rohkem on soovi teha, luua erinevaid kontosid. Positiivne on jälle see, et mõistekaarte saab luua koostöös ja väga tore on nende mõistekaartidest koostada esitlusi ehk panna siis need õiged kohad õigesse järgnevusse liikuma täiesti nagu näiteks slaidid PowerPointis. Google'it on väga tore ja visuaalselt väga ilus ka mõistekaartide loomise vahend, hästi lihtne, jagada hästi lihtne ja kindlasti õpilastele meeldib ta tänu sellele, et ta on hästi värvikas ja ka selline tõeliselt ilus vahend mõistekaartide või ID-kaartide tegemiseks. Padlet on tegelikult täiesti tuntud vahend ja varem kandis ta nime Wallwisher, aga et ei tekiks siis segadust, siis on ta praegu meil ka siin ilusti näha, et Wallwisher ja Padlet on üks ja sama asi. No siin on üks hästi vahva ja ilus vahend ühiseks joonistamiseks. Sõpradega joonistamiseks saab siis jagada lingi, vahendeid palju ei ole, töövahendeid ka palju ei ole, pintsel ja mõned kujundid vaid, aga selle eest kõik peamise saab ära teha. Flocktro on eelmisest natukene võimekam vahend, millega joonistada. Seda saab samuti lingi abil oma sõpradega jagada. Õpilastele meeldib kindlasti see, et siin on võimalus suhelda omavahel ehk chatiruum on olemas ja veidi rohkem on vahendeid ka. Väga kergesti õpitav ja üldiselt õpilastele meeldib sellega toimetada. Tore on see ka, et seda saab salvestada oma arvutisse hiljem. Siin on nüüd selle sama keskkonna
pilt ehk MyBrainShark. See on selline keskkond, mis lubab helindada esitlusi, luua teie häälega pildialbumeid või videosid või dokumente helindada. Lisaks sellele võib panna näiteks esitlusele vahele küsimusi, et saada tagasisidet kuulajate käest. Et hästi tore ja esitluste helindamiseks väga vahva vahend. PresentMe on täpselt samamoodi esitluste helindamise vahend. Mis MyBrainSharkiga võrreldes parem on, et siin saab otse esitlusi võtta ka näiteks oma Google Drive'ist, saab ka eraldi video salvestada oma veebikaamera abil või salvestada siis näiteks nii esitluse, et ühes aknakeses on teie esitlus, teises teie nägu veebikaamera kaudu ja siis te helindate seda. Kehvem lugu on sellega, et igale slaidile ei saa eraldi peale lugeda, vaid kõik tuleb siis ühes jorus ära teha ja ise ei tohi samal ajal unustada slaide edasi klõpsata. Ka Novio on üks slaidide helindamise vahendeid. On natukene lihtsam kui BrainShark, natuke vähem võimalusi on tal. Samas on võimalik jälle igale slaidile eraldi heli või tekst siis peale lugeda, erinevalt PresentMe'st. Väga ilusa kujundusega vahend, aga ka alles arendamise käigus ehk võib vahel juhtuda, et ta ei tööta päris nii, nagu oodatav on, aga kasutada tasub ikkagi. Visual Poetry on kindlasti selline tore töövahend emakeele ja üldse keeleõpetajatele. Et kui siin keskkonnas panna ülemisse aknakesse, siin paremas mustas osas, oma näiteks luuletus või kirjatükk, ja siis hakata hiirega mööda valget ala joonistama, siis saategi sellise joonistatud luuletuse või kirjatüki. Miks mitte? Sõnapilvel on palju teinud, nüüd võiks juba selliseid asju ka teha. Infogram lubab luua erinevaid arvandmetel põhinevaid plakateid. Väga lihtne on lisada teksti, erinevaid diagramme tüüpe on hästi palju ja kõike seda saab siis peale seda, kui plakat valmis on, jagada oma sõpradega üle interneti. Smore'i kohta võiks öelda, et tegu on virtuaalse plakatite loomise keskkonnaga, kus all on olemas erinevaid malle, kuhu sisestada teksti, pilte, jooniseid, informatsiooni ja seda siis hästi lihtsal moel oma kodulehel näiteks jagada. Teine hästi ilus ja lihtne vahend nii loomiseks kui jagamiseks on Takk, kus saab siis panna oma pildid, vajalikud tekstid ja neid jagada. Kahjuks koostööd ei võimalda. All Our Ideas on selline tore hääletamise vahend, kus hääletamiseks antakse vastajale ette paarid, millest ta peab siis valima selle, mis on talle olulisem või mis on õigem tema meelest. Muidugi on võimalik öelda, et ma ei suuda otsustada, siis antakse järgmine paar. Ja võib pakkuda ka oma ideesid. Ja need kogu aeg korduvad, pikalt võib niimoodi mängida ja ühel hetkel, kui hääletus ära lõpetatakse, siis on kindlasti näha, milline teie küsimuse vastuse variantidest on saanud kõige rohkem hääli. Blendspace on, selle kohta võiks öelda, et tegu on virtuaalse tunni keskkonnaga, kus õpetaja võib üles laadida oma materjalid, neid otsida näiteks ka internetist, luua sinna vahele teste ja siis seda jagada oma õpilastega. Iseenesest väga ilus vahend, väga tore on see, et kohti, kust oma materjali kokku korjata on palju, näiteks Dropboxist või Google Drive'ist või internetist, aga väiksed piirangud on tasuta konto puhul. Evernote on olnud seni väga populaarne Maci kasutajate hulgas, aga kuna nüüd on tal olemas ka iPadi äpp ja Androidile ja seda saab kasutada ka Windowsi arvutites, siis kindlasti tema populaarsus kasvab. Tegu on väga lihtsa märkmete tegemise vahendiga, mis lubab siis lisaks tekstimärkmetele ka helilisi märkmeid luua ja neid oma tuttavatega vajadusel jagada. Üks väga tore vahend on Skitch. Kahjuks ei ole tal nüüd veebipõhist keskkonda, küll tal on olemas programmijupp Mac arvutitele ja nii Androidi kui iPadi tahvlitele.
Selle puhul on võimalik siis kasutada mõnda oma arvutis olevat pilti või teha see näiteks veebikaamera abil, sellele erinevaid märkmeid juurde lisada ja siis ühe hiireklõpsuga jagada. Hästi tore töövahend on siin veel selline, kui te näiteks saadate õpilased kuhugi rahva hulka pildistama ja keegi ütleb, et mina ei taha pildile jääda, siis see on siin üks selline vahend ka, millega saab näo näiteks ära hägustada või ruuduliseks teha. Et hästi mõnus vahend, ma arvan, et oleks see näiteks õues õppe puhul. Kes on tuttav Socrative'i keskkonnaga, milles saab siis luua teste õpilastele ja need andmed kiirelt kokku koguda, siis sellele kindlasti ei valmista raskusi ka Infuse Learningu keskkonna kasutamine. Kahjuks ei ole sellel nüüd küll oma äppi ei Õunale ehk Apple'ile kui ka Androidile, aga veebipõhine keskkond toimib väga hästi. Küsimuse tüüpe on päris palju erinevaid ja tore on see, et saab lasta õpilastel ka vastuse joonistada. Vastused korjatakse kiirelt kokku ja õpetaja saab need siis hinnata või lihtsalt anda ka enesekontrolli testina õpilastele tagasisidet. Veel üks testide loomise vahend, seda korda Bubble TV, millega on siis võimalik anda õpilastele ülesandeks kõigepealt vaadata üks video ja siis tehakse selle video kohta test, mis põhineb küll valikvastustel, aga saab hästi kontrollida, et kui tähelepanelikult videot jälgiti. Miks mitte anda ka sarnane ülesanne õpilastele, et nad oma kaaslastele selliseid teste teeksid. Dropbox on ka tõenäoliselt suhteliselt tuntud töövahend, õigemini ta ei olegi töövahend, vaid ta on koht, kus hoida ja jagada oma faile väga lihtsa lakoonilise välimusega ja kuna jagada saab ka kaustu, siis näiteks miks mitte luua endale üks jagatud kaust õpilased, kuhu saavad õpilased postitada oma töid või näiteks kui nad käivad õues pildistamas, siis jagada sinna pilte ja pärast saab siis neid ühiselt kasutada mingite esitluste või videote kokkupanemisel. Ka Boxnet on natukene sarnane Dropboxile ehk tegu on failihoidlaga, aga kuna Boxnetil on võimalik kontot siduda ka Google Drive'i võimalustega, siis saab siin ka natukene teha parendustöid. Ka hästi lihtne ja kerge jagada, määrata dokumentidele seda, kes neid näha võib ja istutada siis erinevatesse keskkondadesse. Today's Meet on veebipõhine keskkond, mis hästi lihtsa ja lakoonilise välimusega, aga lubab luua siis pisikese jututoa. Sellel jututoale saab määrata oma aadressi ja määrata ka näiteks ära selle, kui kaua see jututuba on aktiivne. Kuidas seda kasutada saaks? Kasutada saaks näiteks selle sama õuesõppe puhul, et kui õpilased on näiteks kuskil kaugemal, siis nad saavad omavahel selle abil suhelda. Kahjuks ei ole tal jah oma äppi, aga interneti olemasolul siis veebibrauseris töötab ta igas nutitelefonis ja tahvelarvutis. Pinterest on visuaalne järjehoidja, nii on kõige lihtsam teda iseloomustada. Käsitööliste, kunstiinimeste, disainerite kindlasti üks lemmik veebikeskkondi, kuhu keskkonna kasutajad lingivad erinevaid lahedaid veebilehekülgi ja ideid ja mööda neid siis liikudes saab hästi palju uusi mõtteid ammutada. Aga õpetaja saaks seda kasutada ka niimoodi, et ta paneb üles enda tööd, oma õpilaste tööd, korjab kokku näiteks mingi teemakohased lahedad lingid, aga neid töölaudu, kus need lingid on, neid saab siis ka jagada, et miks mitte luua Pinteresti töölauda või siis stendi koos õpilastega. Hästi tore vahend. Nagu alguses öeldud, siis vahendeid on tõesti palju ja kõikidel ei jõua nendel silma peal hoida. Aga kui teil on huvi, siis koolielu.ee lehel on meil sakk töövahendid, kus on erinevate veebipõhiste töövahendite lingid ja ka eestikeelsed õpetused. Nagu te näete, on seal võimalik veel valida erinevaid videovahendeid, fototöötlust, joonistamiseid, järjehoidjaid, koduleheküljed loomise vahendid, mis kõik teil pähe tuleb.
nii et jõudu